No, mis mul on ütelda nende laste lugude kohta, ega mul on veel neid. Nagu ma ütlesin, teatud muu stiilis või sellised lüürilisemad, võib-olla ka muinasjutulisemad lood jäid praegu veel koju ja siis on mul veel lugusid natuke vanematele lastele kirjutatud. Ka päris niimoodi raamatu jagu näeb, millal neist raamat saab, ega ma ei tea. Siis üks pikem jutustus on mul ümber tehtud. Konnimäe kalli, mis ma tahaks veel teda korra kirjutada ja nii, et üht-teist on tulemas ka lasteraamatute valdkonnast veel. Näeb, kuidas jõudu on, eks ole, ja aega ja tervist ja kõiki selliseid asju. Et noh, laste kirjandusest ja enesest kuidagi. Ma ei oskagi midagi ütelda nii väga, see raamat räägib enda eest, eks ole? No, laste looga ta ongi sarnane, ütleme, mingile humoreskile või lühiloole suurel määral sellepärast, et ta ei saa lubada enesele liigset targutamist. Ta peab puhastuma kõigest, mis ülemäärasest, et laste lukku ei saa autor panna filosoofilisi heietusi. Läbi selle näidata, kui tark ta on ja kuidas ei saa õpetada läbi heietust ja kuidas tuleb maailma mõista või sellest aru saada. Kui ta seda tahab teha, peab ta jõudma selleni läbi tegevuse, läbi mingi dramaturgia, loodramaturgia, läbi looarenduse kuidagi. Aga laste tähelepanu nii lugedes kui ka üldse on üsna üürikene inimesel üldse, et omal ajal ma hakkasin ka pikkade humoreskide asemel kirjutama lühikesi lugusid, mis vahel koosnesid võib-olla 5-6 lausest. Et vahel on võimalik nii lühidalt midagi ära ütelda ja kui see on võimalik, siis tekib küsimus, kas peab kirjutama 20 lehekülge selle sama asja ütlemiseks, et laste lugudega on natukene samamoodi, et siin tuleb olla ökonoomne. Muidugi ma räägin enesest ja enese aru saamisest. On laste kirjanikke, kes tõenäoliselt mõistavad neid asju teistmoodi ja neil on see õigus. Aga lugejal on jälle õigus valida, mida ta loeb ja mida ta ei loe ja mis talle meeldib ja mis talle ei meeldi. Et ega laste kirjanikud siis enese jaoks ei kirjuta. Et kui võtta, et mõnes muus kirjanduse valdkonnas võib seda sulstisisest kirjutamist rohkem olla. Lastekirjanduse puhul ei saa, et lastekirjanik kirjutab teisele lastekirjanikule. Et luule puhul tuleb seda ette, et osa luuletaja kirjutavadki teistele luuletajatele, et see tarbijaskond on suhteliselt kitsas. Võib-olla 100 inimest, kellele selle laadiline või just selline asi meeldib, et lastele kirjutades, ma ei saa mõelda, et niimoodi, et enamusele lastest ei meeldi, aga võib-olla mõnele meeldib. Eks ole, et kuidagi. Et siin tuleb üritada meeldida ja selleks kuidagi täpne olla paraku. Siia katja kohale jõudis Hillar Mets. Tere, Hillar! Tere! Kas sa, Hillar, tahad rääkida nendest piltidest äkki natuke, annan sulle mikrofoni? Ja ma ei leidnud hästi pealkiri, oli umbes 1, 2, 3 või et mis ma panen siis, et seda välja tuua, aga ma palusin, ma olen selline autor, kes ise toimetajana, töötanuna ja teab, kui hea ja kasulik võib autorile olla kõrvalpilk, toimetaja kõrvalpilk ja ma palusin Ilona Martsonil neid lugusid, mis mul olid vaadata ja ütelda, mis ta arvab ja tänu temale muide ma võtsin mõne loo välja. Mitte sellepärast, et need halvad lood oleksid, aga nad olid teises tonaalsuses. Nad olid hoopis mingist teisest õhustikust ja tõepoolest, et neid võib kuidagi teistmoodi välja anda. Ja sellest pealkirjast rääkisin ka temaga, tema ütles mulle, aga sul on ju suurepärane 3. osa pealkiri Üks kord ühes paigas. Ma jäin mõtlema, et tõepoolest on, sest kõik muinasjutud, kõik lood algavad ju, et üks kord elas, üks kord oli, kord siin või seal selles kuningriigis keegi. Ja et selliste lugude juurde sobibki see, et üks kord ühes paigas ja siis ma mõtlesin, et mul ei ole selle nimelist lugu.
ja siis ma võtsin ja kirjutasin veel luuletu selle raamatu sisse. Siin on üks luuletus. Mina ei ole suurt laste luuletusi kirjutanud. Võib-olla sellepärast, et mu head sõbrad nagu Ilmar Trull ja Joel Sank kirjutavad suurepäraseid ja hiilgavaid laste luuletusi, mida on ka täiskasvanutel ülimalt mõnus lugeda. Ja ma olen mõelnud, et ma nii hästi ikkagi ei suuda, aga selle raamatu jaoks siis kirjutasin ja kuivõrd raamatu nimi on Üks kord ühes paigas, siis ma mis on see esimene riim, mis pähe tuleb? Kaigas muidugi. Ja ma kirjutasingi, see on selles raamatus viimane luuletus või viimane lugu ja ma loen selle ette siis kohe. Nimi luuletuse Üks kord ühes paigas. Üks kord ühes paigas jalutas üks kaigas. Talle vastu tulid sihukesed sulid nagu kõver toigas ja üks jämer roigas. Ütles kõver toigas, kuule sina kaigas, oled oma koores justkui liiga toores ja me sellepärast koorime su ära. Kaigas oleva ära vastu hakka nõudis jämer roigas. Aga meie kaigas ei ta andnud alla, lasi ennast valla. Seekord selles paigas oli see nüüd taigas, oli see savannis või kes teab mis kandis, kuid just selles paigas kaigas andis kaigast. Toigas, oigas, roigas, ruigas, lugeja ehk veidi muigas, kõik on hästi. Selles paigas meie ju ei saanud kaigast. Nii palju siis ka luulevormis seotud. Tema on see väike Artur. Tema on see väike Artur ja nendes Merikese lugudes. Et kas vanematena kuidagi on toimunud ka mingisugune muutus või et kas meie oleme kuidagi teistsugused vanemad kui teie olite või kui oli sinu ema sulle? Sa esitad ikka väga keerulisi küsimusi niimoodi. Ise tahtsid, et ma suga räägin? Kiiresti vastamiseks. On sarnane ja siis ma neid lugusid muidugi kirjutasin, et oli hea käia sinna Tähekese toimetusse neid viimas. Hea lähedal ja seal töötas selline lastekirjanik nagu Jaan Rannap. Ja tema ütles mulle tollel ajal, et sul, Vladislav, praegu neid laste lugusid muudkui tuleb, et kirjuta nüüd, et see ei kesta igavesti, et üks hetk sul ei tule enam laste lugusid niimoodi välja. Tal oli õigus. Aitäh. Tõmbame vist nüüd otsad kokku siin. No, tõmbame otsad kokku. Kui keegi nüüd enam ikka midagi küsida ei taha. Et siis... Mis ma oskan öelda, homme on isadepäev ja mina olen väga rõõmus, et sina minu isa oled. Et ma usun, et Kaarlil ei ole ka selle vastu midagi, eks ole ju. Ja soovin sulle ikka seda jõudu ja tervist ja inspiratsiooni, et neid lugusid muudkui juurde tuleks. Ja kui ei tule, pole ka hullu. Selles mõttes, et nad on... juba olemas ka, neid on juba päris palju, nii et... No, ma sain vähemalt mingid ühelaadsed lood. Üks asi on tehtud. Et muidu kogu aeg on kukil, et raamat kokku panemata ja tegemata ja nüüd on see tehtud ja ehk on lugejatele rõõmuks, mis ma oskan muud öelda. Milleks ma muuks, no ega raha pole ka üldse paha. Muidugi, see pole ka üldse kehva nende eest saada, aukuulsust ja raha. Kõige tähtsam on see, et lugejatel oleks rõõmu. Ja kui seda on, siis tunnen mina ka ennast hästi. Just tahab midagi küsida. Ütelda tahab ilmselt kommenteerida. Ütle kohe mikrofoni. Just on nagu natukene minus. Kui palju läks selle raamatu tegemisega aega? Selle raamatu tegemisega läks aega 40 aastat. Okei. Umbes nii. Kaua tehtud kaunikene? Jah, et... Nii ta on kokku. Aitäh kõigile tulemast. Ilusat päeva.